mulle tuli Instasse küsimus, et kas ma sain lambist oma võimed, et kui ma Instat alustasin, siis ei olnud sellest juttu ja mõtlesin, et kuidas ma seda selatan, kuidas ma seda videot teen, ühesõnaga, et kas ma sain lambist oma võimed, kui vaatame, kas lambist on võimalik võimed saada. Mul on siin üks lamp. Ta ei räägi. Ta ei tööta, sest et mul ei ole juhetaga võimeid, ma siin ei näe. Infot ei laeku. Ma ei teagi. Lambist vist ei ole võimalik võimet saada. Või siis on mul nagu valed lambid kodus. Mitte midagi. Proovime. Okei. Ei. Või noh, jaa, lambist, aga mitte nagu lambist. Kui ma oma Instat alustasin, siis ma hakkasin tegelema. Ma tegelesin absoluutselt teiste teemadega oma elus kui praegu, et kui ma praegu tegelen tarakaartidega, enesearenguga, spirituaalsusega ja manifesteerimise ja selliste asjadega, selliste teemadega, kogemusnõustamist olen õppinud, mul on siin kõik fancy'd paberid, asjad. Siis kui ma alustasin oma Instaga tegelemist, siis ma tegin üldse trenniteemasid, see oli peale minu 3. lapse sündi, kui ma otsustasin, et ma hakkan oma kaalulangetusteekonda jagama. Ja ma tegin seda sellepärast, et mul oli tollel ajal kilpnäärmaala talitlus ja ma tahtsin endale ja teistel ka näidata, et olenemata haigusest kaalulangus on nagu võimalik. Et kes teavad kilpnäärmaala talitlust rohkem, siis väga paljud inimesed on kimpus oma kaaluga tänu sellele haigusele. See on nii-öelda elukestev haigus, mida mul tänaseks enam ei ole. Tänu energiatööle ma olen sellest lahti saanud, minu näidud on täiesti normaalsed, ravimid ma selle kohta selle vastu ei võta, ei ole võtnud juba ammu peale oma 3. rasedust. Minul tuvastati see siis peale raseduste katkemisi kilpnäärmaala talitlus ja see oli 8 aastat tagasi, aastal 2016 alguses. Jah, aastal 2016 alguses. Ja enam mul seda ei ole, praegu on 2024, tänaseks mul seda ei ole. Et raseduste ajal ma võtsin ravimid, kõik oli tore, kõik oli ilus. Ja oma Insta-teekonda ma alustasin ka sellega, et tollel ajal muidugi ma ei võtnud enam ravimeid, sest et mina ei näinud üldse mingisugust muutust sellel ravimil endaga. Ja see ei ole nüüd soovitus, et palun jätke oma ravimid ära, et igaüks ikkagi kuulab oma sisetunnet, oma arste, mis iganes asju, see oli lihtsalt minu isiklik otsus. Ja nii on, tänaseks mul ei ole seda haigust enam, nii et thank God for that. Ja ma alustasingi oma Insta-teekonda üldse siis treeni tegemisega, kaalu langetamisega, toitumise jälgimisega. Ma tahtsin treeneriks saada, toitumisnõustajaks saada, kõiki neid asju teha. Ma sain oma nii-öelda endkooli kätte, sain oma kaalud langetatud peale rasedusi alati iga kord, olenemata sellest, et mul oli kilpnäärmaala talitlus. Et kes on huvitatud, siis mul on need pildid ja asjad on kõik veel üleval, et leiate minu Insta-kontol scrollides selle info kõik ülesse, mida ma tegin ja kuidas ma tegin ja bla-bla, kõik need asjad. Ja siis mingil hetkel, ma olen teinud sellest ka videosi varem, tekkis mul nii-öelda identiteedikriis, ma ütlesin seda sõna õigesti. Ja ma ei tahtnud enam toitumise ja kaloraaži jälgimise ja kõigega tegeleda, siis kas mul kõik üle pea, mul oli suht kriini sellest kõigest, ma tahtsin midagi muud oma elus teha. Ja ma ei teadnud, mida teha. Ja siis järsku sellel hetkel hakkas saama TikTok järjest populaarsemaks ja kuigi ma alguses vältisin TikTokis kasutaja tegemist, siis ma tegin selle kasutaja, lõpuks hakkasin seda rohkem kasutama, rohkem ringi scrollima ja siis hakkasid mu ellu tulema igasugused manifesteerimise alased videod, tarakaartide alased videod, asjad, mis hakkasid mulle huvi pakkuma ja ütleme nii, et mul läks pool aastat aega. Ma õppisin kaartide kohta megalt, ma hakkasin endale kaarte ostma, mul kõige esimest kaartipakki mul ei ole,
ühesõnaga, ma hakkasin endale kaarte ostma, õppima, meeletult õppima, et mis asjad need on, kuidas need toimivad, kuidas neid lugeda, mis see üldse eneseareng, kõik nende asjade kohta hakkasin õppima, lugema. Mul läks umbes niimoodi pool aastat, enne kui ma julgesin üldse kellelegi teha ise nagu nii-öelda põhimõtteliselt võõrale inimesele kaarte teha. Ja sealt kõik tuli edasi. No ütleme niimoodi, et lambist ma neid võimeid kahjuks ei saanud. Need on mul ikkagi sünnipäraselt kaasa tulnud, perekonnas ka sees. Ja ma ei teadnud nendest asjadest konkreetselt mitte midagi. Ma sain teada üldse, et mu perekonnas on sellised asjad sees siis, kui mu esimene tütar sai 1-aastaseks ehk siis aastal 2017. Ma olen 94 sündinud, ehk siis ma olin päris vana, on ju. Kui ma sain teada, et üldse sellised asjad nagu mu perekonnas on mingilgi kujul või mingilgi määral ja tollel ajal ma ammugi mitte ei tegelenud ise selliste asjadega, ma olin hoopis lapse saamise teemades ja asjades. Mu elu oli hoopis teises kohas ja siit sedasi kõik tuli, et need võimed kahjuks lambist ei tulnud, et ma olen ikkagi väga palju nende, ütleme, 3 aasta jooksul nüüd varsti saab põhimõtteliselt 3 aasta jooksul õppinud ja tegelenud, enesearengut teinud, võimete arengut teinud, tahtnud neid võimeid kinni panna, nendest tahtnud loobuda, olen nii-öelda, ma ei saa öelda, et läbi põlenud, aga käega visanud ja nõudnud reaalselt, et ma ei taha sellega enam tegeleda, soovinud kõigest loobuda ja nüüd siis jälle ma olen siin tagasi ja jälle tegelen nende asjadega võib-olla natukene juba next level tasandil, sest meil kõigil on ka oma elu, omad kogemused ja mu elus oli siis selline lühike periood, kus ma tundsin, et nagu ma ei taha enam nagu aitab, et ma ei taha. Aga me ei saa selle vastu, kes me oleme, on ju. Ja siin ma nüüd jälle olen, on ju. Et ma olen nende võimete asjadega väga palju tööd teinud ja ma tean, et mul on nendega veel väga palju tööd teha, sest et on asju, mis mul nii-öelda lappavad, on asju, mis mul tulevad automaatselt, on asju, mida ma oskan, on asju, mida ma ei oska, on asju, mida ma saan õppida, et see maailm on väga suur ja lai ja põnev ja huvitav, samas ka on ka asju, mis on nagu hirmsad, skeerid, et jah, eks ma jagan siin järjest oma kogemusi Instas ja igal pool mujal ja teen neid asju edasi täpselt nii, nagu ma oskan ja jagangi oma kogemust selleks, et teised inimesed ka, kes ei tea näiteks nendest asjadest midagi või tahavad nendest asjadest rohkem õppida või tahavad ka nii-öelda, kuidas ma ütlen, tavainimese kogemusi näha, et nendest me kõik teame, et sellised asjad on nagu olemas, on ju, kes usub, kes ei usu, et sellised asjad on olemas, need eksisteerivad, mingid võimed, värgid, särgid, neist räägitakse, kõik need selged teadmised, selged tundmised, kõik asjad, ma ei tea, samamoodi näitakse kaardi lugemine, on ju, aga inimesed ei räägi, et mida need kogemused nagu reaalselt nagu sisaldavad, vähemalt mina ei ole nagu siiani näinud nagu kedagi väga, kes nagu nii-öelda igapäevaselt või oma igapäevaneid kogemusi nagu jagaks. Tavaliselt räägitakse sellest, et mul oli see ja siis ma tegin nii ja siis oli kõik. Aga mida see nagu igapäevaselt, kuidas see nagu kõik välja näeb, ma üritan siis nagu rohkem seda poolt jagada. Ja samamoodi näiteks nagu kaardi, kui keegi küsib mu käest, et ma ei tea, Ronda õpeta mulle, kuidas kaarte lugema, siis ma ei oska õpetada sellist asja. Sest et ma ei tea isegi, kuidas ma neid loen, on ju, mul lihtsalt tuleb see info, et tihtipeale mul ei olegi neid kaarte vaja, mul tuleb see info ka niisama, aga kui inimene tuleb kaardiseansile, näiteks ekstra kaardiseansile, siis ilmselgelt ma kasutan kaarte, sest et ta on tahtnud eraldi kaardiseansi ja vahepeal kaardid annavad infot, kõik täiesti oleneb, on ju, aga see on juba mingi see muu korra teema, kuidas nende kaarti lugemisest nii-öelda suetti saada, aga jah, lambist ei tulnud kahjuks mitte midagi. Ma ise, ütleme nii, et mina ise ei ole niimoodi otsustanud, et ma nüüd hakkan selleks või ma hakkan tolleks. Need asjad on lihtsalt järgemööda mu elus tulnud. Et on inimesi, kes on mulle öelnud, ka siis nii-öelda teadjamad inimesed, kes on mulle öelnud, et ma olen liiga vara nendesse asjadesse tulnud. See on inimesed, kes ütlevad, et ma ei tea, ma sain need võimed tänu sellele, et ma ei tea, ma pidin nii palju rasedusi kaotama, et mul on olnud 3 raseduse katkemist, 1 poole pealt, millest ma olen ka YouTube'is pikema video teinud ja erinevad asju. On minu astroloogilises sünnikaartides ja asjades ma olen
lasknud endale teha astrolugemisi erinevate inimeste poolt ja kõik toovad selle müstika ja asjad välja. Üks isegi ütles mulle, et mul on ekstra kaartide lugemine minu sünnikaarti sisse kirjutatud, et ta muidu ei lase kellelegi endal kaarte väga panna, aga minu käest ta nagu ekstra, sest et see on mulle nagu põhimõtteliselt sünniga kaasa antud. Nii et jah. Selline tore lugu siis, et kui ma alustasin oma Insta-asjadega, ma ei oleks elu sees arvanud tollel hetkel, et ma jõuan välja siia, kus ma praegu olen. Ja ütleme niimoodi, et mingi siin eelmise aasta lõpupoole, sügise lõpupoole ma arvasin, et ma ei tegele ka enam nende asjadega enam edasi, aga kuna see on minu nii-öelda hingeteekond, ja öeldakse ka, et kui sa oled empaat ehk ülitundlik, siis sa oled juba, ma ei tea, kui palju inimesed sellistes asjades usuvad, mina usun seda, et kui sina ei usu, see on fine, see on okei, me kõik usume erinevaid asju, et enne niimoodi oma sündi, siis me valime ise oma kogemused ja hingeteekonnad ja asjad, mis meie hing tahab siia tulla kogema, mis õppetunde ja kogemusi ja asju, et kes on ülitundlikud või empaadid, et siis nemad juba eelnevalt on ise endale selle kogemuse nii-öelda võtnud ja see ongi seotud nagu inimeste aitamise ja tervendamise ja selliste asjadega, et tahad või ei taha, mingil kujul see tuleb niikuinii, mina lihtsalt teen seda võib-olla natukene laiemal kujul, kui võib-olla näiteks sina, kes sa oled kodus, et jah, võt, ma ei teagi, kas midagi veel. Mida veel rääkida, et jah, nende trenni ja toitumise teemadega ma ei tegele, minu ainuke trenn, mida ma teen, on jooga kord nädalas, kui ma jõuan sinna, ja mõni töö on ka nagu siuke enam-vähem füüsiline, et ma saan sealt palju liikuvust, käin jalutamas, toitumisega on nagu ta on, et ma ei jälgi seda toitumist, ma olen üritanud, et ma hakkan uuesti, ma ei tea, ma ei tahaks öelda, et kaalu langetama, sest mul ei ole otseselt nagu midagi nagu langetada, praegu ma olen siuke comfy outfitis, et kodune, et mul ei ole otseselt nagu midagi langetada, kuigi nagu võiks natukene seda rasva nagu vähemaks, aga samas ma olen oma kehaga nagu rahu teinud selles sellisena nagu ta on ja mu toitumine ka nagu vahepeal on lappes, siis ma jälle tegelen selle teemaga, siis läheb jälle paremaks ja niimoodi, et ma võtan nagu hästi easy peasilt seda võrreldes sellega, mis see oli siis, kui ma reaalselt jälgisingi kaloraaži ja tegin trenni, ma tegin, ma ei tea, 2-3 korda päevas trenni, aga need olid teised ajad mu elus, mulle meeldis neid asju tol ajal teha, kuni saabus hetk, kus ma enam ei tahtnud, ma enam ei suutnud, ma ei näinud sellel nii-öelda enda jaoks pointi, sest ma olin oma eesmärgid asjad saanud nii-öelda kätte, mis ma olin tahtnud nagu saada ja siis tuligi mul see nii-öelda identiteedikriis, ma ei tea, kas ma ütlen seda õigesti, see kriis on ju elus, et nagu mis nüüd saab, et ma ei taha seda sama asja enam, aga ma ei oska nagu midagi muud teha ja siis elu juhtis mind siia. Ja nüüd siin ma olen, jah, kui saaks lambist võimeid, oleks tore, aga ma ei tea, ma panen pärast selle lambi põlema või võtan ühendust mõne teise lambiga, mis mul kodus on, mul on neid päris palju, mul on 3 tuba, mul on neid päris palju lampe, võtan ühendust mõne teise lambiga, äkki mõni lamp annab mulle kuskilt võime juurde, see oleks tore. Aga selles mõttes ma saan aru küll sellest väljendist, kas said lambist oma võimet, sest on inimesi, kes nagu saavadki lambist oma võimet, aga tavaliselt see lambist võimete saamine, sellele eelneb ikkagi mingi, ma ei tea, kas traumeeriv juhtum, traumaatiline juhtum, elusündmus, mis iganes, surmalähedane kogemus, mis iganes asi. Et päris niimoodi, et ma ei tea, ma kõnnin tänava peal ja välgust lööb pähe, mul on mingid võimed ja järsku ma olen mingi ma ei tea, ma oskan mingi Harry Potter magicut teha. Et päris nii see asi vist ei käi, aga kui kellelgi käib, palju õnne, olen kade, mina olen pidanud õppima ikkagi väga-väga palju ja ma teen iga päev praktiliselt tööd selleks, et neid asju nagu edasi õppida ja edasi arendada. Ja seetõttu ma teen ka nagu klientidega tööd ja energiatööd, endaga tööd, klientidega tööd, pakun neid seansse ja asju, loen kaarte ja kõike seda, kuigi endale isiklikult ma enam kaarte päris pikalt ei loe, väga harva, kui ma seda teen alguses, kui mul see maania oli peal või kui ma alles õppisin neid lugema või tutvusin selle kaartijate maailmaga, siis muidugi ma põhimõtteliselt 27 istusin kaartipakid käes, mul olid kaartipakid igal pool kaasas, nüüd ma isegi ei võta enam kaarte kuskile kaasa, sest et ma ei tea, mul ei ole seda vajadust, mul liigub see info nagu niisama ka, et mul ei ole seda konkreetselt nagu kaarte vaja alati, vahepeal on. Nii et jah, ma loodan, et saite natuke rohkem teadlikumaks
nüüd on nii ja inimesed muutuvad ajas ja see on täiesti okei, et alati me ei taha sellega leppida, et meil mingid muutused ja asjad tulevad, vahepeal me katseme tagasi vanu asju, vahepeal me katseme midagi muud, vahepeal me ei tea, kes me oleme, vahepeal me teame, kes me oleme, vahepeal ma ei tea, me käime augus ja vahepeal me käime üleval ja all ja keskel ja igal pool, et sellised asjad on okei. Nii et jah, tänan kuulamast.